Tere õhtust, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad, külalised ja sõbrad. Täna oleme kogunenud tähistama olulist sündmust, Märjamaa gümnaasiumi 12. klassi lõpetamist. See on päev, millest põimuvad rõõm saavutatu üle, tänutunne ning elevus ees ootava tuleviku ees. Palume kõigil tõusta, saali sisenevad Märjamaa gümnaasiumi 2026 aasta lennul lõpetajad. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Head lõpetajad, täna jõuab lõpule oluline peatükk teie haridusteel. Selja taha jäävad kooliaastad, mis on olnud täis õppimist, avastamist, sõprussuhteid ja eneseületusi. Samal ajal avanevad teie ees uued võimalused ja väljakutsed. Avasõnad ütleb Märjamaa gümnaasiumi direktor Eero Raul, palun. Kallid õpetajad, lugupeetud lapsevanemad ja õpetajad, külalised ja kogu koolipere. Tänane päev on otse kui värav, mille juures lõpeb üks 12 aastat kestnud teekond. Selle teekonna jooksul sai väikesest mudilasest täiskasvanud inimene. Tema elus on ees veel palju erinevaid rännakuid, aga kasvamine ja keskhariduse omandamine jääb neile kõigile vundamendiks. Armsad lõpetajad,
Teie ees avaneb nüüd teisel pool seda väravat uus teekond, iseseisev elu. See on vastutusrikas, kohati ka keeruline, aga see on põnev ning täielikult teile kuuluv ja teie endi kujundada. Soovin teile sellel teekonnal julgust muuta asju, mida tuleks muuta, kannatlikku meelt leppida asjadega, mida ei saa muuta ning tarkust nende vahel vahet teha. Juhtimisteooriast on pärit ingliskeelne väljend VUCA, mida kasutatakse nii sõjanduses kui hariduses. See kirjeldab olukorda, mida iseloomustavad kiired ja ettearvamatud muutused, ebakindlus ja probleemide keerukus ning segastest sõnumitest tulenev ebamäärasus. Terminiga VUCA iseloomustatakse üha tihedamini kogu turbulentset maailma, milles me elame. Muidugi põhjustab selline maailm ärevust ja arusaamatusi. Tundub, et millelegi ei saa enam kindel olla, mistõttu usalduse määr ühiskonnas ja ka inimeste vahel aina hajub. Nii polegi imestada, et kipume kahtlaseks pidama iga telefonikõnet, mis tuleb meile tundmatult numbrilt. Sellises järjest keerulisemas maailmas hästi hakkama saamiseks ongi vaja head haridust. Seepärast soovitan teile kindlasti oma kooliteed jätkata. Ning veel soovitan, et hoidke oma kodukanti ikka südames, sest ükskõik, kuhu elu viib, jääb kodukant alati selleks turvaliseks toetuspunktiks keset ärevat maailma. Selles mõttes on inimesed ikkagi nagu kuusepuud. Kui hoiame oma juured tugevalt pinnases, siis ei puhu elu tormituuled meid ümber. Ma räägin teile ühe loo. Kui Tallinna vanalinnas jalutades jõuate Paksu Margareeta juurde, siis soovitan teil tähelepanelikumalt silmitseda suure rannavärava eesvärava kohal olevat uhket vapitahvlit. See pärineb aastast 1529. Nii on seal vapitahvlil kirjas. Niisiis keskajast enne Liivi sõja puhkemist. Vapitahvli tahus Saksamaalt Münsterist pärit kiviraidur Gert Koning, kes tellis oma tööks parima kättesaadava kivi, milleks oli Orgita dolomiit. Nimelt juba siis teadsid Tallinna kivisepad, et korralikus raidkiviks kõlbab paekivi kaugelt Orgitalt, mitte aga lähedal asuvalt Lasnamäelt. Lubage mulle see väike ulakas üldistus. Järtade maa ongi etem kui Kilulinn. Kujutage nüüd ette, kuidas ligi 500 aastat tagasi raiuti suur kivitahukas Orgita paemurrus ettevaatlikult lahti, seejärel vinnati hobuvankrile ja veeti veelgi ettevaatlikumalt mööda künklikke ja poriseid pinnaseteid Tallinnasse. Kindlasti võttis see teekond, mida tänapäeval sõidame vaid 1 tunniga, toona aega vähemalt terve pika päeva. Tallinnas tegid sellega tööd edasi samuti maarahva seast pärit meistrid, sest kiviraidurite Olavi Kild oli kõigist tollastest ametiliitudest kõige enam eestikeelne. Need mehed, kes toona 500 aastat tagasi Orgita paemurrus kive raiusid ja tahusid, olid meist paljudele kindlasti otsesed esiisad. Just nende käe alt tulid välja paljud keskaegsed hauaplaadid, ristid, bareljeefid ja muud raitdetailid, mida sellest ajast peale käiakse imetlemas Niguliste, Oleviste või Toomkirikus, aga ka mujal Tallinna vanalinnas ning muidugi ka Märjamaa ja Vigala kirikus. Hilisemal ajal on Orgita paekivi kasutatud näiteks Peterburi talvepalee, Riia hüdroelektrijaama või Tallinnas Kumu ehitusel. Kodukandis on sellest ehitatud mõisahooneid ja meie valla sümbolehitis Konuvere kivisild. Praegu näeme, kuidas sedasama kivi kaevatakse välja ja kasutatakse suurtes hunnikutes Via Baltica tee ehitusel. Mikrokihilist ja väga peene teralist, hea ilmastikukindlusega Orgita dolomiiti on väärt raidkivina kasutatud juba üle 600 aasta, alates 14. sajandist. Ja tegelikult sellest ajast alates saamegi rääkida mäetööstusest või üldse tööstusest Märjamaa kihelkonnas. Seega võib muigega pooleks öelda, et juba 500 aastat on meie kandi meistrimehed teinud tööstuslikke tooteid, mida tänaste mõttemallide järgi väljendudes võiks tähistada kui Made in Märjamaa. Sellisel taustal on ilmselt igati loogiline, et just meie kandis, täpsemalt Laukna lähedal Kääsla talus, kasvas üles ja Loodna algkoolis õppis mäeinsener Sir Arvi Parbo. Tema sünnist möödus nimelt just tänavu 100 aastat ning ta lahkus meie seast alles 7 aastat tagasi. Just tema on see üks ja ainus eestlane, kes on saanud Briti impeeriumi rüütli tiitli teenete eest Austraalia mäetööstuse arendamisel. Arvi Parbo oli samaaegselt 3 Austraalia suurima ettevõtte juht.
Tema ettevõtlikkus, töökus ja avatud vaim on kindlasti meile eeskujuks. Nii nagu kivimeistrid paekarjääris, nii peavad ka tänased lõpetajad oma edasisel eluteel õppima vaatama kaugemale pealispinnast ja oskama kaevata veidi sügavamale, et leida tõelisi väärtusi. Nende väärtuste leidmiseks tuleb eemaldada kihte, teha tööd ja näha vaeva, kogeda nii elu kui tagasilööke, aga ikka uskuda, et jõuad enda võimete, ande ja teadmiste toel tulemuseni, mis toob sulle lõpuks rõõmu ja rahu. Head õpetajad, just teile kuuluvad täna suurimad tänusõnad, sest tänane päev lõpetab teie töö nende noorte inimeste ettevalmistamisel iseseisvaks eluks. Krooniks sellel tööle peaks saama edaspidine võimalus näha, kuidas koolis õpitud teadmistele toetudes ehitavad need noored inimesed üles oma elu, oma pere ja oma karjääri. Eraldi tänan tänase lennu klassiõpetajat Ottomar Linnat, kes on 6 viimase aasta jooksul teie eest hästi hoolitsenud, samuti kõiki eelnevaid klassijuhatajaid, kes on ka siin meie keskel. Aeg-ajalt küsitakse, mis või kes on koolis kõige tähtsam, kas õpetaja, direktor, lapsevanem? Minu vastus on, et kõige tähtsam on õppilimine kui protsess, mille käigus muutub inimese teadmine, oskus, hoiak või arusaam. Kuid õppimine ei sünni iseenesest ega vaakumis. Selle keskmes on õppija, keda toetavad tugivõrgustikuna just õpetajad, lapsevanemad ja kogu koolipere. Kui õppija areneb, täidavad kool ja sellega seotud kogukond oma eesmärki. Õppija on kooli olemasolu põhjus. Õpetaja on aga õppimise protsessi tähtsaim kujundaja ja suunaja. Aitäh teile selle täie pühendumusega tehtud meisterliku töö eest, head õpetajad. Ja head lapsevanemad ja teised lähedased, täna on ka teie elus väga oluline päev. Olete tänase lõpetaja toonud käest kinni hoides kunagi ammu kooli ja toetanud teda jõudmisel tänase väravani. Nüüd tuleb teil õppida midagi hoopis uut, käest lahti laskmise kunsti. Aga kuna te olete oma lapse teele saatmiseks andnud juba enda poolt parima, võite ta usaldada minema laia maailma. Te ju teate, et ta saab kindlasti hakkama. Teil on põhjust olla uhke ja tänulik, et saate olla ema või isa, õde või vend, sellisele nutikale ja avatud meelega noorele inimesele. Palju õnne teile kõigile. Kallid 2026. aasta lõpetajad, austatud Märjamaa gümnaasiumi 77. lend. Astuge siis tänasest väravast julgelt edasi, uude ellu ja hoidke endas alles uudishimu. Haarake uusi teadmisi kõikjalt ja läbi kogu elu. Julgege eksida ja oma eksimusi tunnistada. Julgege teie rinnaga elust rõõmu tunda ning otsida endale oma teed. Kindlat ja kõrget lendu teile. Aitäh tähelepanu eest. Pidulikke hetki aitavad eriliseks muuta muusika ja laul. Palume esinema õpetaja Kulla juhendatud laululapsed. Heili Kliimov laulab laulu Pidupäev ja Hedi Kliimov laulu Tantsukingad. Palun! Keegi käis ukse taga, kõlistas pilli, keegi käis aknal ja laulu lahti lõi. Keegi käis hommikul ja kingis mul lilli, keegi käis hilja õhtul uue pisi tõi. Kuula mu sõbrakene, kuula sa kuula, kuis laulu häältest heliseb me õu. Kuula mu sõbrakene, kuula sa kuula, kuis
Nüüd on saabunud tänase aktuse kõige pidulikum hetk. Palun õppelejuhatajat Kristiina Niitu lugema ette lõpetamise käskirja ning direktorit Teeru Rauni üle andma gümnaasiumi lõputunnistused. Klassijuhataja Otto Marlinna annab üle lõpualbumid. Märjamaa gümnaasiumi direktori käskiri 19. juunist 2026 number 6/5/19 gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine. Märjamaa gümnaasiumi õppenõukogu 17. juuni 2026 otsuse number 295 alusel. Punkt 1. Anda välja gümnaasiumi lõputunnistus kuldmedaliga Aliise Matsalu. Igaks juhuks pean natukene seletama, et medalisaaja saab lisaks diplomile ja hinnete lehele siis ka kõigepealt ühe väikese preemia valla poolt. Seejärel saab ta Tartu Ülikoolilt ühe meene ja saab ka rektori isikliku kirja, kus loomulikult kutsutakse Tartu Ülikooli õppima, nii et selline väike otseturundus. Ärme pane siis pahaks Tartu Ülikoolile. Ja lisaks on seal veel kõigile medalistidele üks kiri, millega me kutsume ette lapsevanema ja täname ka lapsevanemat selle suure töö ja vaeva eest. Nii et sama kehtib ka järgmiste medalistide puhul. Lõputunnistus kuldmedaliga Keter Unga. Kutsume siia ka Ketteri vanemad. Gümnaasiumi lõputunnistus hõbemedaliga Oskar Maripuu.
Kutsume siia ka Oskari vanemad. Punkt 2. Anda välja gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele õpilastele ning tunnustada neid aine kiituskirjaga väga heade tulemuste ees nimetatud ainetes. Eiko Eensalu, kehaline kasvatus, füüsika, majandus- ja ettevõtlusõpe, muusika. Gerda Kallau, kehaline kasvatus, majandus- ja ettevõtlusõpe, kunst, muusika, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus. Ave Kotka, inglise keel, kirjandus, vene keel, kehaline kasvatus, füüsika, eesti keel, ajalugu, majandus- ja ettevõtlusõpe, arvutiõpetus, geograafia, muusika, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus. Albert Kus, kehaline kasvatus, majandus- ja ettevõtlusõpe, muusika. Andre Kuusk, inglise keel, vene keel, füüsika, ajalugu, majandus- ja ettevõtlusõpe, geograafia, arvutiõpetus, muusika ja ühiskonnaõpetus. Loretta Loodus, kehaline kasvatus, majandus- ja ettevõtlusõpe, muusika, inimeseõpetus. Maria-Liisa Mets, inglise keel, kirjandus, kehaline kasvatus, füüsika, majandus- ja ettevõtlusõpe, muusika, inimeseõpetus. Katriin Sarnit, inglise keel, vene keel, füüsika, majandus- ja ettevõtlusõpe, kunst, muusika ja inimeseõpetus.
Uku Seiler, inglise keel, vene keel, kehaline kasvatus, füüsika, ajalugu, majandus- ja ettevõtlusõpe, muusika ja ühiskonnaõpetus. Mirtel Angela Tali, kehaline kasvatus, muusika, inimeseõpetus. Martin Tunnel, inglise keel, kehaline kasvatus, füüsika, majandus- ja ettevõtlusõpe, arvutiõpetus, muusika ja inimeseõpetus. Kevin Varbula, inglise keel, füüsika, saksa keel, majandus- ja ettevõtlusõpe, arvutiõpetus, muusika, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus. Jürgen Vunk, kehaline kasvatus, majandus- ja ettevõtlusõpe, muusika. Punkt 3. Kustutada nimetatud õpilased Märjamaa gümnaasiumi õpilaste nimekirjast. Punkt 4. Avaldan tänu ja kiitust 12. klassi juhatajale Ottomar Linnale. Käskkirja on allkirjastanud Märjamaa gümnaasiumi direktor Eero Raun. Tänane päev on tähtis nii koolile kui ka kogu kogukonnale. Igal õpetaja edu on rõõmustav sündmus kogu vallale. Tervitussõnad saab edasi anda meile nüüd Märjamaa vallavalitsuse esindaja Triin Matsalu, kes ühtlasi on ka lapsevanemate esindaja. Lugupeetud lõpetajad, hea klassijuhataja, õpetajad, koolipere, kooli juhtkond, austatud lapsevanemad, vanavanemad, sõbrad ja kõik täna külalised. Täna seisan siin teie ees kahes rollis. Esmalt Märjamaa vallavanemana, kellel on suur au õnnitleda Märjamaa gümnaasiumi 77. lennu lõpetajaid ning tunnustada teie saavutusi kogu meie valla ja kogukonna nimel. Aga seejärel jätkan lapsevanemana ning Aliise emana. Usun, et paljud mõtted ja tunded, mida täna jagan, on tuttavad kõigile neile emadele, isadele ja vanavanematele, kes siin saalis oma lapsi ja lapselapsi uhkusega vaatavad. Seetõttu koosneb minu tänane kõne kahest osast. Alustan siis kõigepealt vallavanemana. Täna on üks neist päevadest, mida jäetakse mäletama kogu eluks, kallid lõpetajad. Märjamaa gümnaasiumi 77. lend lõpetab täna kooli. Täna on meie ees siin 17 noort inimest.
3 aastat tagasi, kui ma ei eksi, siis alustasite 22-liikmelise lennuna. Vahepeal on teed lahku läinud, valikud muutunud ja elu teinud oma korrektiivid. Kuid teie olete jõudnud täna siia, lõpetamiseni. Vallavanemana oli mul suur rõõm ja au teid täna õnnitleda. Eriti hea meel on mul tunnustada tänaseid medaliste. Palju õnne veel kord kuldmedaliga lõpetajatele Ketterile ja Liisele ning hõbemedalist Oskarile. Nii nagu direktor juba mainis, Märjamaa valla poolt kaasnes medaliga lõpetajatele ka rahaline preemia. Head 77. lennu lõpetajad, sisenesite täna siia saali Märjamaa gümnaasiumi õpilastena, aga mõne aja pärast astutasid välja selle kooli vilistlasena. Tere tulemast siis vilistlaste hulka. Teie tulemused näitavad järjepidevust, töökust ja sihikindlust. Olete näidanud, et oskate seada eesmärke ja nende nimel pingutada. See oskus jääb teiega kogu eluks. Täna lõpeb üks oluline etapp teie eluteel. Gümnaasiumi lõputunnistus ei ole pelgalt dokument. See on märk sellest, et olete õppinud teadmisi omandama, vastutust võtma, koostööd tegema ning raskustest läbi minema. Need on oskused, mida läheb vaja sõltumata sellest, kas teie järgmine peatus on ülikool, kutseõpe, kaitsevägi või hoopis tööelu. Teie edu ei ole sündinud ainult koolitundides. Selle taga on teie pered, õpetajad, koolipere, treenerid, juhendajad, sõbrad ja kogukond, kes on teid kasvamise teekonnal toetanud. Märjamaa on olnud teile koht, kus olete saanud teha oma esimesed sammud paljud teist, leida sõpru, avastada oma tugevusi ning kujundada oma väärtushinnanguid. Nüüd on aga aeg minna edasi. Ma siiralt loodan, et lähete maailma avastama. Õpite ja kogete ja julgete unistada suurelt. Kuid ma loodan ka, et kannate endas Märjamaad alati kaasas. Mitte ainult aadressina ja punktina kaardil, vaid paigana, kuhu kuuluvad teie juured, inimesed ja mälestused ning miks ka mitte tulevik. Alles kaugemale minnes mõistame sageli kõige paremini, kui oluline on see koht, kust me tulime. Märjamaa vajab tulevikus teie teadmisi, oskusi ja ettevõtlikkust. Seetõttu loodan, et ükskõik kuhu teie tee teid viib, jääb teil alles side oma kodukohaga. Ja võib-olla toob elu teid ühel päeval tagasi siia, kus kõik sai alguse. Uskuge, siin on hea oma peret luua ja lapsi kasvatada. Meie juba teame. Ja lisaks on mul uhkusega saanud hetkel öelda, et Märjamaa on Rapla maakonnast valitud sellel aastal kõige peresõbralikumaks vallaks. Just selle tõttu, et siin on lapsi hea kasvatada ja turvaline. Ja veel üks oluline asi, uuel õppeaastal kannab Märjamaa koolirahu tiitlit, nii et kogu meie koolipere ja haridus saab järgmisel aastal koolirahu tiitli kandjaks. Nii et meie vald ootab teid alati tagasi, mitte ainult külla, vaid ka koju. Head lendu, Märjamaa gümnaasiumi 77. lend. Siinkohal soovin korraks kõrvale panna nüüd vallavanema ameti ja rääkida lapsevanemana. Ausalt öelda on see minu jaoks üks keerulisemaid kõnesid. Vallavanemana esinemine on lihtne. Seda olen ma teinud palju kordi. Emana siin seista on märksa raskem, sest emotsioonid kipuvad võimust võtma. Täna ei räägi ma ainult Aliise emana, vaid kõigi meie armsate lõpetajate vanemate nimel. Me kõik mäletame seda päeva, kui saatsime teid esimest korda lasteaeda või kooli. Tol hetkel tundus tänane päev olevat väga kaugel. Ometi on see täna nüüd käes. Ühel hetkel hoiad oma silmateral julgustavalt käest kinni,
õpetad siduma kingapaelu, viid ta lasteaeda või saadad hommikul kooli. Ja siis ühel päeval avastad, et sinu kõrval seisab noor täiskasvanu oma mõtete, eesmärkide ja unistustega. Aga meile, teie vanematele, jääte te alati meie lasteks. Andke meile andeks need küsimused ja muretsemised, mis vahel võivad teile tunduda üleliigsed. Olgu selleks siis küsimus, kas paagis on ikka kütust piisavalt, kas jõudsite turvaliselt kohale või kas olete kõige vajalikuga arvestanud. Need küsimused sünnivad armastusest ja hoolimisest. Täna oleme me uhked mitte ainult hinnete, medalite või tunnistuste pärast, vaid selle üle, millisteks inimesteks te olete kasvanud. Sest inimese väärtust ei määra tema keskmine hinne, palju olulisem on see, kas ta oskab olla aus, hooliv, töökas, lugupidav ja vastutustundlik. Just need omadused kannavad teid edasi kogu elu. Vaadates teie 3 gümnaasiumiaastat lapsevanema pilguga, on mulle silma jäänud veel üks asi. Te olete olnud väga ühtehoidev lend. Teie klassireisid, omal algatusel korraldatud ettevõtmised ja ühised tegemised on näidanud, et ei ole olnud lihtsalt klassikaaslased, vaid sõbrad ja kaaslased, kes on üksteist hoidnud ning toetanud. Loodan siiralt, et see side ei kao ka pärast tänast päeva. Elu viib teid erinevatesse paikadesse, kuid loodan, et jääte ühel või teisel moel üksteisele toeks ka järgmistes eluetappides. Sageli ei jää meile meelde mitte eksamitulemused, vaid need inimesed, kellega koos oleme oma noorusaega ja kooliteed jaganud. Hoidke neid sõprussuhteid, see on väga väärtuslik vara, mille te Märjamaa gümnaasiumist kaasa võtate. Enne kui edasi liigun, soovin lapsevanemate nimel öelda südamlikku aitäh kõigile õpetajatele, kes on nende noorte kujunemistel olnud. Täna tähistame küll gümnaasiumi lõpetamist, kuid selleni jõudmine ei ole olnud ainult viimase 3 aasta töö. Selle hetke taga on kogu koolide ulatusest ka lasteaeda, alates esimestest tähtedest ja numbritest, kuni tänaste eksamite ja lõputunnistusteni. Aitäh kõigile õpetajatele nii gümnaasiumis kui põhikoolis, kes te olete neid noori õpetanud, juhendanud, innustanud, suunanud ja vahel ka nõudlikult edasi aidanud. Õpetaja töö tegelikku mõju ei märgata alati kohe, kuid just sellistel päevadel nagu täna näeme väga selgelt, kui suur on olnud teie panus. Aitäh teile! Ja siin soovin tänada ka inimest, kes on olnud selle lennu kõrval kogu gümnaasiumide jooksul ning mõne jaoks veelgi kauem, teie klassijuhatajat Ottomari. Klassijuhataja roll ei ole kunagi ainult tunniplaani või korralduslike küsimuste lahendamine. See tähendab noorte inimeste kõrval olemist, nende kuulamist, suunamist ja vahel ka usaldamist rohkem, kui nad ise endasse usuvad. Ottomar, aitäh, et oled suhtunud neisse kui võrdsetesse partneritesse, andnud neile vastutust, usaldanud neid ning aidanud kujundada noorteks täiskasvanuteks, kes täna siit koolist ellu astuvad. Sinusugust õpetajat mäletatakse veel aastaid pärast kooli lõpetamist. Armsad lõpetajad, täna seisate uuele eluetapi lävel. Kõik ei lähe alati plaani järgi ning vahel tuleb teha mõni eksimus või võtta ette ootamatu kõrvalpõige. See on osa elust. Ärge sellest heituge. Ärge kartke proovida, eksida ja uuesti alustada. Hoidke alles uudishimu, julgus ja usk iseendasse. Usun, et teie põlvkonnal on olemas kõik eeldused, et muuta maailm paremaks. Te olete nutikad, avatud, julged ja teadlikud. Ärge kaotage neid omadusi. Ja kui elu läheb vahel keeruliseks,
siis pidage meeles, et on alati olemas inimesed, kes teid armastavad, toetavad ja teie edusse usuvad. Täna istuvad nad siin saalis. Teie vanemad, vanavanemad, õpetajad ja sõbrad. Armsad lõpetajad, olge uhked selle üle, mida olete saavutanud, unistage suurelt, tegutsege julgelt ja jääge iseendaks. Soovin teile kõikide poolt tarkust teha häid valikuid, julgust käia oma rada ja õnne märgata. Ning ärge unustage vahel võtta aega lihtsalt olemiseks ja natukese molutamiseks. Nagu on öelnud Fred Jussi, inimene peab oskama ka molutada. Palju õnne teile, kallid lõpetajad, ja tuult tiibadesse. Aitäh! Aitäh, Triin Matsalu. Klassijuhataja on inimene, kes näeb õpilaste kasvamist kõige lähemalt, rõõmustab kordaminekute üle ja toetab keerulistematel hetkedel. Sõna saab lõpetajate klassijuhataja Otto-Mar Linna. Armsad lõpetajad, head lapsevanemad, kolleegid ja külalised, lugupeetud vallavanem. On kummaline, kuidas aeg oskab joosta. Veel üsna hiljuti tundus, et teie gümnaasiumitee alles algas. Ees olid uued klassikaaslased, uued unistused ja kindlasti ka veidi ebakindlust. Täna istute siin lõpetajatena. Ja minul on raske uskuda, et see päev ongi käes. Otsa on saanud meie ühised õppimised, vestlused ja seiklused. Teadke, et ei ole minu jaoks lihtsalt üks lend. Te olete minu esimene gümnaasiumilend. Esimesed noored, kellega koos õppisin, mida tähendab päriselt õpetaja olla. Õppisin kuulama, märkama, kaasa elama ja vahel ka liigagi palju muretsema. Olin valmis teie rõõmude ja murede jaoks hommikul, päeval ning vajadusel ka hilisõhtul. Me teame, et õpetaja õpetab õpilasi. Mina usun, et head õpilased õpetavad alati ka õpetajaid. Ja teie olete seda teinud. Kui ma mõtlen teie peale, siis ei meenu mulle kõigepealt kontrolltööd, ülesanded või hinded. Mulle meenuvad hoopis inimesed ja ühised hetked. Näiteks see aegumatu küsimus, kas infot on? Sellele küsimusele püüdsin ma alati võimalikult kiiresti vastata, sest teie infojanu oli suur, eriti enne klassireise. Aga teadke, et päriselus ei tule info enamasti ise teie juurde. Ühel hetkel avastate, et enam ei ole kedagi, kes ütleb ette, mida õppida, millal õppida või millist teed valida. Siis tuleb ise küsida, ise otsida ja vahel ka ise vastata küsimusele, kas infot on. Võib-olla ongi see üks suurimaid muutusi, mis teid nüüd ees ootab. Mul meenuvad ka meie tunnid, kus vahel kulus jutustamisele ja teie küsimustele vastamisele vähemalt pool tundi ning õppimiseks jäi heal juhul 15 minutit. Aga ma teadsin, et teie andekuse juures võib ka sellest 15 minutist piisata. Meenuvad teie naljad, mille puhul ma vahel mõtlesin, kust te neid küll võtate ja kas õpetajana üldse peaks nende üle naerma. Kõige rohkem jäävad mulle siiski meelde teie ühised ettevõtmised, viimase hetke ettevalmistused, sagimine enne kooliüritusi ja see eriline oskus muuta tavalised ideed millekski eriliseks. Need ei olnud lihtsalt üritused. Need olid märgid sellest, et te hoolite. Te tegutsesite meeskonnana. Need ettevõtmised tegid mind tohutult uhkeks. Teie lend on olnud oma näo, oma hääle ja oma erilise olemisega. Ja võib-olla just sellepärast ongi tänases päevas korraga nii palju rõõmu ja ka kurbust. Sest midagi ilusat saab otsa. Aga ainult selleks, et midagi uut saaks alata. Jah, küll ilma selle seltskonnata, ilma selle tuttava majata ja ilma selle klassijuhatajata. Teie põlvkond on kasvanud ajal, mil maailm muutus kiiremini kui kunagi varem. Te olete esimene põlvkond, kelle kooliaastatesse astus tehisintellekt peaaegu märkamatult. Nagu uus klassikaaslane, kes ühel päeval lihtsalt tuli ja enam ära ei läinud. Alguses õppisime kõik koos. Õpilased õppisid, õpetajad õppisid. Vahel tundus, et iga nädal muutub midagi. Ühel päeval oli tehisintellekt lihtsalt põnev tehnoloogiline uuendus. Järgmisel päeval kirjutas ta tekste, lahendas ülesandeid,
koostas esitlusi ja vastas küsimustele kiiremini kui ükski otsingumootor. Ja ma tean, et ka teie kasutasite seda õppimiseks, vahel keeruliste teemade mõistmiseks, no ja mis seal salata, mõnikord ka selleks, et mõni töö veidi lihtsamalt valmis saaks. Aga ma loodan, et kõige tähtsamad õppetunnid olete saanud siiski inimestelt, sest masin võib anda vastuse, inimene annab tähenduse. Tehisintellekt võib kirjutada tekste, kuid ta ei tunne rõõmu sinu õnnestumisest. Ta ei lõhuta, kui sul on raske, ta ei armasta, ei unista ega vastuta. Need jäävad alati inimese oskusteks. Ja ma usun, et tulevikus ei võida need, kes oskavad tehnoloogiat kõige rohkem kasutada, võidavad need, kes oskavad seda kasutada targalt, vastutustundlikult ja inimlikult. Teie ees on maailm, mis on täis võimalusi, aga ka ootusi. Maailm, mis püüab sageli öelda, milline peaks olema edukas inimene, milline peaks olema tema haridustee, töökoht, arvamus või isegi unistused. Vahel võib tunduda, et kõige kindlam on olla nagu kõik teised. Aga maailm ei muutu paremaks selle tõttu, et inimesed muutuvad ühesuguseks. Maailm muutub rikkamaks tänu sellele, et inimesed julgevad olla erinevad. Ärge kartke oma eripära. Ärge kartke oma mõtteid, ideid, huvisid ega unistusi, isegi siis, kui need ei mahu tavapärastesse raamidesse. Te ei pea mahtuma valmis vormi. Kõige väärtuslikum asi, mida te maailma kaasa võtate, ei ole teie tunnistus, eksami tulemused ega tulevane ametinimetus. See on teie oma näolisus. See, kuidas teie maailma näete. Sest maailm vajab inimesi, kes ei karda erineda, vaid julgevad olla päriselt nemad ise. Kõige rohkem olen uhke selle üle, millisteks inimesteks te olete saanud. Sest gümnaasiumis ei õppinud ainult valemeid, kirjandust või ajaloodaatumeid, te õppisite inimeseks olemist. Pidage meeles, et kõige tugevam inimene ei ole alati see, kes kõike teab, vaid see, kes julgeb õppida. Ka siis, kui on raske, ka siis, kui tuleb alustada otsast peale. Täna tahan ma öelda aitäh ka teie vanematele, head lapsevanemad. Kuigi ma ei ole kõigiga teist kohtunud, olen kogu selle aja jooksul tundnud teie kohalolu ja toetust. Teadmine, et seisame ühiselt nende noorte heaolu, arengu ja rõõmude eest, on andnud mulle kindlust ja jõudu. Mul on olnud suur au olla teie laste klassijuhataja ning näha nende kasvamist, avastusi, õnnestumisi ja ka väljakutsetest ülesaamist. Aitäh teile usalduse, mõistmise ja koostöö eest. Aitäh ka kolleegidele. Õpetamine ei ole kunagi ühe inimese töö. See on ühine teekond. Aitäh toetuse, koostöö, nõuannete, ühiste rõõmude ja keerulisemate hetkede eest. Teen sügava kummardusega kõikidele varasematele klassijuhatajatele, kes on aidanud neil noortel kujuneda just sellisteks, nagu nad täna meie ees on. Lisaks teeme suure aplausiga õpetajatele, kes need noored edukalt riigieksamiteks ette valmistasid. Mitmes aines suutsid need noored ületada nii maakonna kui riigi keskmised eksami tulemused. Noored, ma olen teie üle uhke. Minu vinged lõpetajad, teie ees on nüüd maailm, suur, avatud, põnev ja vahel ka veidi hirmutav. Kõik vastused ei pea täna olemas olema, kõik teed ei pea olema valmis valitud. Piisab sellest, kui astute järgmise sammu. Ma soovin, et iga teie unistus, olgu see suur või väike, leiaks tee täitumiseni. Ükskõik kui kaugele te elus jõuate või mida saavutate, mäletatakse teid eelkõige selle järgi, kuidas te panite teisi end tundma. Kõige väärtuslikumad on inimesed, kelle kõrval on hea olla. Olge need inimesed, kelle kõrval on hea olla. Hoidke seda naeru, mis on kõlanud nende seinte vahel kõik need aastad, sest ühel päeval, kui te siia tagasi tulete, ei mäletada enam kõiki valemeid ega kontrollide küsimusi, aga te mäletate inimesi ja inimesed mäletavad teid. Mina kindlasti mäletan, sest teie olite minu esimene lend ja esimesed jäävad alati südamesse. Ja lõpetuseks tahan teile kaasa anda Oskar Lutsu kevadest õpetaja Lauri sõnad. Head teed, ikka pea püsti, julgelt ja rõõmsalt edasi. Palju õnne, minu suurepärane 77. lend, lennake kõrgelt, olge sama säravad isiksused ja mis kõige tähtsam, hoidke end. Olen teie üle tohutult uhke. Aitäh! Ja nüüd on aeg kuulata neid, kelle auks me täna siin oleme.
oma mõtteid, tänusõnu ja meenutusi jagavad lõpetajad. Palume siia Loretta Loodus ja Uku Seiler. Ja ma tahan öelda, et täna on pisarad lubatud, sest need on õnnepisarad. Kallid klassikaaslased, õpetajad, lapsevanemad, lähedased ja koolipere. Oleme täna kõik koos siia kogunenud, et panna punkt meie 77. lennukooli teele. Juhu, me tegime seda. 12 aastat rasket tööd ja vaeva on nüüdseks meil läbi, aga ei tohi liiga pikalt pidutsema jääda. Peame alustama oma pikka eluteed. Kellel vaja juba järgmisesse kooli sisse saada, kes peab tööle minema. Kindel on see, et samasugust elurütmi ei saa keegi meist jätkata. Peame saama uusi kogemusi, looma uusi sidemeid ja nägema uusi kohti. Terve maailm on nüüd meie valla, lähme ja valutame selle. Siiski, me ei oleks siin ilma teie kõigi toetajate. Teie, kes te siin täna kõik olete kohale tulnud, aitäh! Aitäh kõik teie emad ja isad, kes te olete kandnud Ottamorile rohkem raha, kui oma lastele nõus kuulama, kuidas teie lapsed pidevalt õpetajate väärkohtlemise ohvrid on. Te olete alati olemas, kui on vaja, kas koolitöödega abi või õpetajaid taga kiusata. Ilma teieta ei oleks ükski meist täna siin aktusel. Aitäh teile! Mainimata ei saa jätta kõiki teisi pereliikmeid ja sõpru. Te olete tähtsaks sambaks noore areneva inimese elus. Teie pakute tuge rasketel aegadel ja kui kooli elust on vaja tähelepanu eemale juhtida. Just teie olete aidanud kujundada meie väärtusi ja kindlustanud, et ka keerukatel aegadel säilitame oma inimlikkuse. Aitäh teile! Tahaks kindlasti tähelepanu tuua ka meie kallitele õpetajatele, kes jäävad meie eluks ajaks meelde. Teie juhendamisel oleme jõudnud siia saali. Lõputunnistus käes. Lihtsalt mingid teemad selgeks teha võib iga inimene, aga meie klassile seda teha suudavad vaid ainult kõige paremad. Aitäh teile, kes te olete meiega kõik need aastad vastu pidanud. Aga ega meelde ei jää ju need tunnid, kus palju õppisime, vaid need, kus palju naarsime. Ja me alati mäletame õpetaja Ottomari tunde, kus õppimise asemel sai pigem rohkem juttu aetud. Märgi jätavad endas maha ka tüdrukute kehalise kasvatuse tunnid õpetaja Piret Püüga, kus nalja, linapani ja higi veelgi rohkem. Kindlasti ei saa unustada õpetaja Ille geograafiatunde, kus kõik segadused veeretati alati ühe kindla punapäise poisi kaela. Viimaseks tahaks erilist tänu avaldada meie kallile klassijuhatajale ja suurele eeskujule Ottomar Linnale. Sa oled olnud erakordne õpetaja, klassijuhataja ja ka sõber. Olid alati kõige suhtes väga arusaadav ja nõus tegema kompromisse. Sa suutsid ära kuulata meie pideva vingumise ja virisemise. Ükski meie korraldatud segadus ei hidutanud sind. Lisaks kõigele ülgad sa ikka ja jälle meiega reisile tulla. Sa oled tõeliselt hea klassijuhataja ja sinust paremat ei oskaks tahatagi. Suur aitäh, õpetaja Ottomar Linna. Palun tule siia meie juurde. Lisaks soovime tänada omalt poolt kõiki aineõpetajaid. Kui sa kuuled oma nime, palun tule siia. Leili Mikkus, Rita Laanesaar, Tiina Unga, Ille Olgussaar, Indrek Trell, Sirje Nootre, Kerri Saaremets, Raivo Mikkar, Liilia Taking, Tiia Oidram, Riina Meidla, Kulla Aavik, Sirje Ehrenpreis, Moonika Laigas, Taarja Lehtsalu, Ülle Kasemaa, Piret Püü, Piret Karus-Kivistik,
Ülli Toomemäe, Gert Keerup, Kertu Tort, Elvira Aluksaar, Illimar Toomet, Kristi Aulik, Krissi Luik, Meelis Borman, Rein-Nikko Pensus, Marika Jors, Laine Lemmik, Malle Veidenberg, Igal Serglov, Mauno Laurimaa, Monika Lõhmus, Riina Serglov. Asta Teetlok, Täname ka juhtkonda. Eero Raun, Kristiina Niit, Ülle Rämo, Katrin Jair, Krissin Klaamas, Liia Puhk, täna ei tähista me ainult lõppu, vaid ka uue algust. Kuigi me läheme nüüd kõik oma teed, siis ärme jää võõraks. Hoiab kontakti, tervitame üksteist nähes ja käime ikka klassikoosolekutel. Soovin meile kõigile, et me ei kardaks teha vigu, proovida uusi asju ning järgida oma unistusi. Palju õnne, kallid klassikaaslased, ja mis iganes ka juhtuks, jääge alati endale kindlaks. Aitäh! Aga... Palume sieta ka kullaaviku. Kas saalis on äkki veel kedagi, kes soovib sõna võtta? Olgu, siis viimaseks lauluks meie aktusel jääb kõlama tähtpäeva laul, mille esitavad Liisbeth Sipulin ja Hedi Kliimo. Kuidas? Katriini laul. Teeme Katriini laulu, palun. Kui ma nutan, ärge kommenteerige. Kui käes on loojang, metsas tõuseb kuu, ma seisan uksel kodu ees. Siit ükskord läksin väravast välja üksi suurele teele. Nii puhas taevas tähed helgivad, kui kutsuks minna endaga.
päike, talvel sajab lund, tasakesi tiksub tunni järel tund. Ahjus tuli praksub ja tuksab see päev, nagu iga teine looja näeb. Juba langeb lehti, peagi härmas maa, sügis taevast tähti märkan langemas. Pilgu tõstan taeva ja vaikne salasoo. Nüüd pimedusse lendu läheb, vikerkaarel kõndida kui saaks. Pilvelavas sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neist säravaid ma nüüd sulle tahan selleks päevaks kinkida. Vikerkaarel kõndida, kui saaks. Pilvelavas sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neist säravaid ma nüüd sulle tahan kinkida. Kui on loojung päike, naeratab su kuu, võid ju olla väike, unistus on suur. Ühel sügispäeval need lahti lased käest ja luige tiibu lendu läheb. Vikerkaarel kõndida, kui saaks. Pilvelavas sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neist säravaid ma nüüd sulle tahan selleks päevaks kinkida. Vikerkaarel kõndida, kui saaks. Pilvelavas sõita, kui vaid võiksin ma. Tähti taevas tuhandeid, neist säravaid ma nüüd sulle tahan kinkida. Õie sulle kingin ja nüüd soovin kõigest vääst, et unistused täide aitäh laululastele ja aitäh, Katriin, sulle selle imelise laulu eest. Head lõpetajad, täna lõpeb üks oluline peatükk teie elus, kuid iga lõpp on ühtlasi ka uue algus, nagu siin on juba korduvalt öeldud. Võtke kaasa teadmised, kogemused, sõprussuhted ja mälestused, mis on sündinud nende kooliaastate jooksul. Ärge kartke unistada suurelt, teha julgeid valikuid ja käia oma rada. Maailm vajab teie teadmisi, ideid, hoolivust ja ettevõtlikkust. Märjamaa gümnaasium jääb alati teie kooliks, kohaks, kuhu on hea tagasi tulla ning mille üle uhkust tunda. Saalist lahkuvalt esmalt lõpetajad, aga infoks, et õnnitlemine ja pildistamine toimuvad kooli õues. Nii et meie aktus on jõudnud lõpule. Aitäh teile kõigile. Palume tõusta.